Hästi. Nii alustame. Loodusõpetuse tunnistajana me jätkame teemaga kevad ja räägime sellest, kuidas loomad metsas kevadel elavad. Angelina, kas sul kaamera töötab? Ja, pane töötama. Kristjan ka, ma ei näe sind. Daniel veel tuleb. Nüüd, tee lahti palun oma töövihik leheküljel 41. Metsloomad kevadel. Kõik leidsid? Lehekülg 41. Metsloomad kevadel. Hästi. No loeme, alustame. Praegu me teeme tööd ja tunni lõpus sa teed väikese testi tänase teema kohta. Sa võid lugeda veel kord seda teksti, mis on töövihikus ja vastata küsimustele, mida sa leiad, seal on selline nagu küsimustik. Sul on olemas e-koolis link. Sa teed selle lingi lahti, trükid sinna sisse oma nimi ja perekonnanimi ja vastad küsimustele. Seal on valik vastustega küsimused. Loed küsimuse ja valid õige vastuse sellele küsimusele. Et praegu sa tunnis töötad ja kuulad tähelepanelikult, et sa pärast võid teha seda tööd. Praegu töötad, pärast kontrollime, kuidas sa töötasid. Alicia Krankals, ma näen sinu lampi üleval. Kuidagi ja natuke allapoole kaamera saad liigutada, et ma sind näeksin hästi. Ja, sobib. Mark tuli. No olgu, vaata, esimene lause. Jälgi ja loe. Kevad on loomadele kiire aeg. Oli üleval tekst. Metsloomad kevadel. Vot, loeme seda juttu. Talvel ja vara kevadel sünnivad neil pojad. Ja, et praegu paljudel metsloomadel sündisid lapsed. Ja sul on antud selline tabel. Vaata seda tabelit. Vasakult poolt on kuude nimetused, paremalt poolt on loomade nimetused. Ja selles tabelis sa vaatad ja vastad õpetaja küsimustele. Täis lausega. Ütle palun, millal sünnivad pojad oraval? Vaata tabelit ja vasta. Kristjan. Täis lause. Kristjan, ma sind ei kuule. Oravad sünnitavad lapsi aprillil. Ei ole aprilli. Vaata veel kord seda tabelit. Leia orav ja vaata, mis kuu. Vasakult poolt. Oravad sünnitavad lapsi märtsis. Oota, oraval sünnivad pojad märtsis. Ütleme. Oraval sünnivad pojad märtsis. Hästi. Ütle palun, kellel sünnivad pojad maikuus? Kellel sünnivad pojad
maikuus. Ярослав. Mikrofon. Mikrofon ei tööta. Ja, räägi. Kellel sünnivad pojad maikuus? Kas sa näed tabelit? Vaata ekraanile, see on mai. Ja siin on kirjutatud, kellel sünnivad pojad maikuus. Stop. Sa vastad täislausega. Maikuus sünnivad pojad. Räägi. Maikuus sünnivad pojad. Kellel? Stop. Kellel? Põdral, metskitsel, siilil. Räägi õigesti. Põdral, metskitsel, siilil. ja ütleme koos. Maikuus pojad sünnivad. Põdral, metskitsel, siilil. Nii hästi. Nüüd loeme koos. Ei loe koos. Vasta küsimusele. Kellel sünnivad pojad kõige varem? Kellel pojad sünnivad kõige varem, kõige esimesena? Alicia Krankels. Kõigi esimesena sünnivad pojad. Sünnivad pojad Karol. Karol. Ja selles tabelis kõige esimene on Karol. Hästi. Nüüd lähme edasi. Edasi sul tuleb tekst. Kuhu sa kirjutad lünkadesse sõnad? Vaata palun, siin ekraani peal mul ei ole neid sõnu, aga sul teksti all, vaata praegu vihikusse, rohelise värviga kirjutatud sõnad. Loeme neid. Vajalikud sõnad. Leia sinu vihikus rohelise värviga kirjutatud lehekülje all lause. Vajalikud sõnad. Vot praegu me loeme neid sõnu. Urus. Päikese. Mängima. Urust. Poegi. Vaenlaste. Täpiline. Märka. Triibulised. Nüüd, missugused sõnad on siin uued? Vaata veel kord silmadega neid sõnu. Ja tõsta käsis, kui mingisugused sõnad on uued, mida sa ei tunne, mida sa esimest korda näed. Arina, pane kõik asjad lauale ja istu ilusti. Kas kõik need sõnad on tuttavad? Hästi. Siis loeme teksti ja mõtleme, mis lünkadesse missugune sõna sobib. Esimene lause. Mädral, reebasel ja hundil. Loeme. On pojad peidus
maa-aluses. Ja kuidas sa arvad, mis sõna siia sobib? Vaata neid sõnu, mis on kirjutatud. Kuidas sa arvad, kuhu peidab hund, mäger ja rebane oma väikesi lapsi? Vaata sõnad, mis on kirjutatud rohelise värviga ja mõtle, mis sõna sobib. Kuhu nad peidavad oma poegi? Kas nad peidavad neid kappi, karpi? Kus nad peidavad? Vaata rohelised sõnad oma vihikust. Sa praegu ei vaata ekraani peale, sa praegu vaatad oma vihikusse. Rohelised sõnad. Ja mõtle, kuhu peidavad mägrad, rebased ja hundid oma poegi. Kuidas sa arvad, mis sõna sobib? Ivana. Muidugi, sa kirjutad siia sõna uurus. Maa-aluses uurus. Mäletad, me õppisime sõna urg, kui kirjutasime jutukese 3 hiirtest. See on väike maja urg loomadel. Ja vot mägral, rebasel ja hundil on selline väike majake urg. On maa all. Teie kirjutate esimesse lünka sõna uurus. Sõna uurus on kirjutatud, kriipsuta selle teksti alt maha, me seda enam ei kasuta. Lähme edasi. Uljana, kirjutasid siia sõna uurus? Loeme edasi ja mõtleme. Arina, võta palun kaputs peast maha, et ma näen sinu nägu. Ja. Suuremaks saades tulevad nad. Siin ja kirjutame mingisuguse sõna välja. Kust nad tulevad välja? Me praegu kirjutasime, et nad on peidus maa-aluses. Ja siis, kui nad kasvavad suuremaks, kust nad tulevad välja? Alisi Ivanenka. Uurust. Muidugi, nad olid uurus, aga nüüd nad tulevad uurust välja. Kirjuta sõna uurust ja kriipsuta maha, et see sõna on kasutatud. Nad kasvavad suuremaks ja tulevad uurust välja. Ja edasi loeme. Siia tuleb mingisugune sõna. Kätte soojendama. Mille kätte nad soojendama tulevad välja? Mis neid soojendab? Vaata sõna teksti all ja vali õige sõna. Mille kätte nad tulevad soojendama? Robert vaatab rohelised sõnad teksti all. Adrian vaatab rohelised sõnad teksti all. Daniel vaatab vihikusse rohelised sõnad teksti all. Mõtle, mis sõna sobib? Mille käes nad soojendavad ennast? Mark. Mark, ma sind ei kuula, sul vist internet halvasti töötab.
Vasilisa mõtleb, mille käest, Päikese. kes vastas praegu? Mark vastas vist. No Arina, ütle veel kord õige vastus. Päikese. Muidugi, päikese kätte soojendama. Kirjutame siia sõna päikese. Päikese kätte soojendama. Päikese kätte soojendama ja mida veel tegema? Vaata rohelised sõnad. Mida veel tegema? Soojendama ja mida nad teevad veel päikese käes? Palina? Mängida. Mängima muidugi, vaata, siin on sõna mängima, mida tegema? Soojendama ja mängima. Edasi loeme. Vanemad jälgivad neid hoolega. Ja hoiatavad. Vot siia mingi sõna tuleb kellegi eest. Kelle eest hoiatavad vanemad oma lapsi? Kelle eest nad kaitsevad oma lapsi? Keda nad kardavad? Vaata sõnad all. Rohelised sõnad loe veel. Kelle eest suured loomad kaitsevad oma poegi? Kas laste eest, kas õpetaja eest, kelle eest nad kaitsevad oma poegi? Jaroslav. Vainlaste eest, selline pikk sõna, ütleme koos. Vainlaste eest. Vainlased, need, keda kardavad loomad. Vainlane võib süüa neid väikeseid poegi ja suured loomad kaitsevad nende vainlaste eest. No näiteks, kes on jäänese vainlane? Kuidas sa arvad, keda kardab jäänes? Miroslava. Hundi, sest hund võib teda süüa. Vot hund on jäänese vainlane. Kuidas sa arvad, keda kardab, no näiteks kes meil, keda kardab näiteks konn? Keda kardab konn? Kes on konn? Лягушка, konn. Keda ta kardab? Konn. Sookurge, õige, sest sookurg teda sööb. Ja sookurg on konna vainlane. Kas kõikidel on selge, mis tähendab vainlane? Ja, tubli Oleg. Oleg ütles siin vene keeles õigesti.
Vaenlane see, keda ta kardab. Edasi, loeme järgmise lause. Silmad on tekstis, sõrm on tekstis. Mees kitsetal on sündides ja siia sa kirjutad, missugune ta on sündides. Vaata seda pilti. See on väike mees kitsetal. Missugune ta on? Vaata pildile. Ja vaata sõnad teksti all. Missugune on mees kitsetal? Kas ta on punane, kas ta on sinine, missugune ta on? Vasilisa. Täpiline. Vasilisa vastab. Täpiline. Tubli. Kirjutame sõna täpiline. Mees kitsetal on sündides täpiline. Siis, kui ta sünnib, ta on täpiline. Aliisi Vanenko, sa kirjutasid sõna täpiline? Kas sa ilusti kirjutasid? Korralikult? Või ma kustutan ja sa kirjutad veel kord? Ilusate tähtedega kirjuta kõik sõnad. Loeme edasi teksti. Janes jätab oma pojad rohututti või põõsa varju. See tähendab, et Janes peidab oma lapsi seal, kus on palju rohu või kus on põõsad, et teised loomad, need väikesed pojad ei märka, ei näe, nad peidavad rohu sees või põõsa all. Loeme edasi. Nii ei leia vaenlane siin on lünk üles. Nii, siis ei leia vaenlane keda? Keda vaenlane ei leia? Vaata rohelised sõnad. Mis sõna sobib? Keda vaenlane ei leia? Angelina. Triibuline. Ei ole. Triibuline, vot siin on triibuline. Kus on triip. Aga keda ei leia üles? No keda Janes peidab? Vaata rohelised sõnad. Meil on jäänud sõnad poegi, märka või triibulised. Mis sõna sobib siia? Poegi, jaa. Kirjuta siia sõna poegi. Nii ei leia vaenlane poegi üles. Sest Janes jätab neid rohututti või põõsa varju. Ta peidab rohu sees või põõsa all. Edasi loeme. Ema käib poegi vaid kord päevas toitmas. See tähendab, et Jänese ema tuleb oma poegade juurde ainult üks kord päevas ja toob neile sööki. Ta toidab neid, ta annab neile süüa üks kord päevas. Nad istuvad siin rohu sees või põõsa all
ja ema käib sellel ajal metsas ja ainult üks kord päevas tuleb nende poegade juurde ja annab neile süüa. Loeme edasi. Metssea-põrsad on, vaata pildile, missugused nad on? Missugused on metssea-põrsad? Vaata, need on siin. Need on metssea-põrsad, väikesed põrsakesed. Missugused nad on? Adrian. Adrian, pane mikrofon töötama. Vaata pildile, missugused on põrsad? Kas nad on sinised, nad on punased, nad on suured, väikesed, missugused nad on? Vaata rohelised sõnad teksti all. Mis sõna sobib? Robert, vasta. Tribulised. Muidugi tribulised. Kirjutame sõna tribulised siia. Pööra tähelepanu, et siin on pikk häälik i. Tribulised. No ja veel on jäänud üks kasutamata sõna. Paneme seda siia, mis lause meil tuleb välja. Loeme. Nii ei paista nad kaugele ja vaenlane ei. Mis sõna kirjutame siia, Daniel? Märka. Ei märka neid. Kirjuta sõna märka. Ei märka neid. Ja meil tuli välja selline tekst, kuidas elavad metsloomad kevadel metsas. Mis nendel toimub ja kuidas nad hoolitsevad oma poegade eest. Nüüd sa loed seda teksti veel 3 korda ja vastad küsimustele, täidad testi, mis on pandud e-kooli lingiga. E-koolis leia linki, kus on küsimused selle teksti kohta. Loe tekst 3 korda ja vasta nendele küsimustele. Kas ülesanne on selge? Kas küsimused on? Kui ei ole küsimusi, siis ma ütlen sulle head aega. Sa edasi töötad ise, vastad küsimustele, loed teksti, siis kordad luuletuse, mis sa õppisid pähe ja arvutad natuke miksikesest. Ja täna ei ole tööd. Me kohtume sinuga homme Anita, mida sa tahtsid küsida? У меня нету больше строчек. Каких строчек у тебя нет? Анита, ma ei saa aru. Anita, sul mikrofon ei tööta. Kristjanil töötab ja Liisel töötab. Anita, näida palun oma vihjeg siia kaamerasse. Ja nüüd ma niimoodi ei näe. Ma niimoodi mitte midagi ei näe. No ja kõik, sul on kõik riiad täidetud. Nüüd sa loed selle teksti veel kord ja vastad küsimustele. Küsimused on sul antud lingiga. Sa e-koolis vajutad lingi peale ja seal tuleb test. Kas kellelgi on veel küsimusi?
Ei ole? Kõik on selge. Siis head aega, lapsed, homseni. Lõpetage oma tööd.